Donald Trump jõudis oma tegudega sinnamaani, et Iraan esitas talle avalikult ultimaatumi, lisades, et kui Trump seda ei täida, siis ta ei saa rahulepet ning Iraan alustab rünnakuid mitte ainult Pärsia lahe riikide vastu, vaid laiendab sõda. Alates Hormuzi väinast kuni India ookeanini, Bab el-Mandebi väinani, Punase mereni ja isegi Vahemereni, ulatudes Euroopa rannikuni. See tähendab potentsiaalselt, et Iraan võib laiendada sõda kuni Euroopa riikideni. Ja nüüd nõuab Iraan täpselt seda sama, mille eest Trump nii valjuhäälselt kritiseeris Barack Obamat, kes sõlmis 2015 aastal Iraaniga tuumaleppe. Iraani nõudmine on lihtne. Enne isegi esialgse kokkuleppe allkirjastamist tuleb vabastada $24 miljardit Iraani varasid. Ja kuni Trump ei anna Iraanile $24 miljardit, lubab Teheran, et ei sõlmi Ameerika Ühendriikidega ühtegi kokkulepet. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage oma kommentaari ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News, mille link on selle video kirjelduses. Niisiis, Donald Trump viis olukorra sõjas Iraaniga selleni, et nüüd nõuab Teheran sisuliselt lularaha ja ähvardab laiendada sõda lausa Euroopani. Kõrge Iraani ametnik ja Iraani ülemjuhi Ayatollah Majtaba Khamenei sõjaline nõunik Mohsen Rezai ütles intervjuus CNN-ile, et iga võimalik rahuleppe USA ja Iraani vahel sõltub sellest, kas Donald Trumpi administratsioon nõustub vabastama külmutatud Iraani varad summas $24 miljardit või mitte. Rezai tsitaat. Läbirääkimised on ummikusse jooksnud ja president. Läbirääkimised on ummikusse jooksnud ja USA president Donald Trump peab selle ummiku lahendama. Pall on Trumpi käes. Tuletan meelde, et Iraan nõuab $12 miljardi külmutatud vahendite vabastamist kohe või ajutise kokkuleppe allkirjastamise hetkel USA-ga, vastava vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisel. Ja veel $12 miljardit hilisemas etapis, kui juba peetakse läbirääkimisi tuumaleppest. Kuid Ameerika ametnikud on mures, et vahendite vabastamine selles etapis võib võtta neilt võtmetähtsusega mõjuvõimu Iraani režiimi üle. Sest sisuliselt saab Iraan $12 miljardit ilma igasuguste järeleandmiste või kohustusteta. Sest memorandumi ehk ajutise kokkuleppe allkirjastamine ei kohusta neid veel millekski. Ja Ameerika ametnikud kardavad, et Iraan, olles need $12 miljardit kätte saanud, võib lihtsalt tehingust loobuda. Ehk siis veel kord. Asi on selles, et praegu püüab Trump saavutada vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist, kus pannakse kirja tingimused, kuidas nad järgmised 60 päeva läbirääkimisi peavad. Juba täiemahulisest rahuleppest, tuumatehingust ja nii edasi. Ja nüüd ütleb Iraan, okei, kirjutame selle ajutise kokkuleppe alla, aga selles etapis andke meile $12 miljardit. Mingit kohustusi ei ole. Ja pärast seda ütleb Iraan, kuulge, me mõtlesime ümber, raha saime kätte, head aega. Trump esitas nõude, et iga leping oleks oluliselt rangem kui 2015 aastal sõlmitud tuumaleppe. Ja et välditaks kõike, mida võiks tõlgendada kui sularahaga täidetud kaubaaluste üleandmist. See on väljend, mida Trump on korduvalt kasutanud, et kritiseerida toonase presidendi Barack Obama otsust anda Iraanile rahalist kompensatsiooni. Ehk siis Trump ütles valjult, et ta ei anna Iraanile sentigi enne, kui pole ranget tuumalepet. Nüüd ütleb Iraan, et kuulge, kui raha ei tule, siis lepet ka ei tule. Lisaks heitis Iraani liidri sõjaline nõunik Rezai valgust Iraani strateegide vaadetele riigi sõjajärgse tuleviku, Hormuzi väina saatuse ja võimalike Iraani sammude kohta uue rünnaku korral. CNN-i artiklis märgitakse, et tema märkustel on kaal, kuna ta on endiselt tihedalt seotud Iraani jõustruktuuridega ja teda peetakse praeguse kõrgema juhi lähedaseks, keda pole avalikkuse ees nähtud pärast seda, kui ta sai vigastada Iisraeli rünnaku ajal, mille käigus tema isa hukkus sõja esimesel päeval. Eelkõige märkis Rezai, et Donald Trumpi administratsiooni külmutatud vahendite võimalik vabastamine saab olema uus horisont tulevasele Iraanile ja Ameerikale. Järgneb tema tsitaat. Kui Trump soovib Iraaniga kokkuleppele jõuda, siis need $24 miljardit on usalduskatse, mida Iraan soovib Trumpi suhtes omada. See on proovikivi, mille Ameerika peab läbima ja siis avaneb tee. See on meie enda raha, mitte Ameerika raha.
Kas te oleksite enne 28. veebruaril alanud sõda suutnud ette kujutada, et Iraani ametnikud dikteerivad isiklikult Donald Trumpile, mida ta peab tegema? Et Iraani ametnikud ütleksid, kuulge, te peate veel meie usalduse välja teenima, nii et andke meile $24 miljardit ja siis me hakkame teid usaldama. Ja siis me alustame teiega mingisugust dialoogi. Aga see pole veel kõik. Ta hoiatas, et Iraan laiendab sõjategevuse tsooni väljapoole Pärsia lahte, kui USA taastab konflikti. Tema sõnul toob see kaasa sõjaliste operatsioonide laienemise. Alates Hormuzi väinast kuni India ookeanini, Bab el-Mandebi väinani, Punase mereni ja Vahemereni. Reza ütles otse, tsiteerin. Me anname sellele sõjale hoopis teise mõõtme, rünnates neid teisi Ameerika baase, mida me seni pole rünnanud. See on juba otsene ähvardus alustada rünnakuid Euroopa sõjaväebaaside vastu Vahemerel. CNN kirjutab, et Rezai ei vastanud küsimusele Khomeini tervisliku seisundi ja tema rolli kohta riigi otsuste tegemisel, kuid lükkas tagasi võimaluse, et ta kohtuks Trumpiga. Tsitaat. Ei, seda ei juhtu. Praegu oleme läbirääkimiste esimeses etapis ja härra Trump on need läbirääkimised ummikusse viinud. Isiklikku kohtumist ei toimu. Siin peal märkima, et iraanlased tõesti alandavad praegu Donald Trumpi. Asi on selles, et Trump ütles 2 päeva tagasi, et tema ja Khomeini saavad omavahel väga hästi läbi ning tema jaoks oleks au kohtuda Iraani liidriga. Trump väitis, et nende isiklik kohtumine kindlasti toimub. Nüüd ütlevad iraanlased talle, et keegi ei taha sinuga kohtuda. Sul ei tule mingit isiklikku kohtumist Khomeiniga. Lisaks märkis Rezai, et Iraanil ja Omanil on suveräänsus võtmetähtsusega veetee Hormuzi väina üle, mille kaudu enne sõda liikus 1/5 maailma nafta ja veeldatud maagaasi kogusest. Ja seetõttu hakkavad Oman ja Iraan ühiselt juhtima Hormuzi väina. Ta hoidub nimetamast nõuet maksta laevade läbipääsu eest väina kaudu lõivuks, märkides, et Iraan hakkab võtma teenustasu, kuna ei peaks kandma väina haldamise kulusid. Kuigi see on täielik jama, märgin ma, et väin on töötanud aastaid, aastakümneid ka ilma sellise kavala rahakogumisskeemita. Iraan ei saanud üldse mingit tasu laevade läbipääsu eest Hormuzi väina kaudu, kuid ometi see toimis. Aga nüüd ütleb Iraan, kuulge, me peame laevadelt raha koguma, et tagada väina toimimine. Ja siin märgin ära, et kui islami revolutsiooni kaardiväe, vana kaardiväe esindaja võitles Rezai Iraani-Iraagi sõjas, hiljem juhtis ta islami revolutsiooni kaardiväega aastatel 1981 kuni 1997, aidates muuta selle üheks kõige võimsamaks institutsiooniks islami vabariigis. Seega, olles karmima kursi pooldaja ja sügavalt juurdunud Iraani julgeolekusüsteemis, liitus Rezai hiljem otstarbekuse nõukoguga. See on nõukogu, mis nõustab Iraani ülemjuhti ning ta oli asepresidendi ametikohal endise presidendi Ebrahim Raisi ajal. Ja tasub märkida, et Rezai kandideeris 4 korda presidendiks, kuid ei võitnud kordagi. Praegu on ta üks Iraani liidri kõige lähedasemaid inimesi. Ja see ongi tähelepanuväärne. Sellest ajast, kui Iraani ametnik sellised avaldused tegi, on möödunud juba üle ööpäeva, kuid Donald Trump pole neid kuidagi kommenteerinud. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.